Kõigepealt teed kindlaks tüviühendi. See on kõige pikem ahel, selle küljes on asendusrühmad. Alkaanidest tuletatud rühmad on alküülrühmad. Metaanist tuleb metüül, etaanist etüül ja nii edasi. Asendusrühma kohanumber näitab mitmenda biahela süsiniku juures. Asendusrühm asub tüviühendi, süsinikud nummerdatakse nii, et kohanumbrid tuleksid võimalikult väikesed. Kui on mitu samasugust asendusrühma, siis seda tähistatakse liidetega di, tri, tetra ja nii edasi. Kohanumbreid on siis ka vastav arv. Kui ühendis on erinevad asendusrühmad, siis need järjestatakse tähestikulises järjekorras. Asendusrühma kohanumber näitab mitmenda biahela süsiniku juures. Asendusrühm asub tüviühendi, nimetus läheb kõige lõppu. Tüviühendi nimetus läheb kõige lõppu. Ja nii edasi. Asendusrühma kohanumber näitab mitmenda biahela süsiniku juures. Asendusrühm asub tüviühendi, nimetus läheb kõige lõppu. Tüviühendi nimetus läheb kõige lõppu.
süsivesinikud, kus on ainult üksiksidemed. Algeenides esineb süsinikuaatomite vahel kaksikside. Alküünides esineb süsinikuaatomite vahel kolmikside. Areenides on aromaatne tuum, näiteks bensein. Halogeenühendites esineb halogeeniaatom, fluor, kloor, bruum, jood. Alkoholides esineb hüdroksüülrühm. OH, eetrites on hapnik kahe süsiniku vahel. Aldehüüdides on hapnik kaksiksidemega seotud süsinikuga, mis paikneb ahela otsas. Ketoonis on kaksiksideme kaudu hapnik seotud süsinikuga, mis paikneb ahela sees. Karboksüülhappes on koos karbonüülrühm, CO, ja hüdroksüülrühm, OH. Estris on karboksüülrühmas vesinik asendunud alküülrühmaga, CO. OH. Amiinis on aminorühm, NH2. Amiid on nagu karboksüülhappe, milles on hüdroksüülrühm asendatud aminorühmaga, CO, NH2. Alkaanil lõpp on aan, alkeeni lõpp on ein, alküüni lõpp on üün. Areenidest pea meeles bensein. Fluoriaatomit tähistab eesliide fluoro, klooriaatomit tähistab eesliide klooro, brooniaatomit tähistab eesliide bromo, joodiaatomit tähistab eesliide jodo. Alkoholi funktsionaalrühma, hüdroksüülrühma OH tähistatakse järelliitega ol või eesliitega hüdroksüül. Eetri nimetuse lõpus on eeter ja selle ees hapnikuga seotud alküülrühmad. Aldehüüdi lõpp on aal, et mitte öelda ketooni nimetuse lõpp on, aga võib kasutada ka eesliidet okso. Seda võib kasutada ka aldehüüdi puhul, siis on kohanumber alati 1. Karboksüülhappe nimetuse lõpp on happe, kohanumbrit pole vaja. Estri puhul on kokku pandud happejäägi nimi ja sellega seotud alküülrühma nimi, näiteks etüülmetanaat. Sel on rummilõhn. Amiini nimetuses tähistatakse aminorühma eesliitega amiino. Amiidi lõpus on amiid. Isomeerid on ühendid, millel on sama summaarne valem, aga erinev struktuur. Seega ka erinevad omadused ja erinevad
erinevad nimetused, mõnikord kuuluvad isomeerid ka erinevatesse aineklassidesse. Näiteks heksaani C6H14 isomeerideks on 2 metüülpentaan, 3 metüülpentaan, 2 dimetüülbutaan, 2 dimetüülbutaan. Isomeerid võivad olla näiteks tsükloolgaan ja alkeenalkohol ja eteraldehüüd ja ketonkarboksüülhabe ja ester. Isomeerid võivad olla näiteks tsükloolgaan ja alkeenalkohol ja eteraldehüüd ja ketonkarboksüülhabe ja ester. Isomeerid on ühendid, millel on sama summaarne valem, aga erinev struktuur. Erinevad omadused ja erinevad nimetused, mõnikord kuuluvad isomeerid ka erinevatesse aineklassidesse. Näiteks heksaani C6H14 isomeerideks on 2 metüülpentaan, 3 metüülpentaan, 2 dimetüülbutaan, 2 dimetüülbutaan. Isomeerid võivad olla näiteks tsükloolgaan ja alkeenalkohol ja eteraldehüüd ja ketonkarboksüülhabe ja ester. Näiteks heksaani C6H14 isomeerideks on 2 metüülpentaan, 3 metüülpentaan, 2 dimetüülbutaan, 2 dimetüülbutaan. Isomeerid võivad olla näiteks tsükloalgaan ja alkeenalkohol ja eteraldehüüd ja ketonkarboksüülhabe ja ester. Seda kõrgem on aine keemistemperatuur, sest teda tugevamini on molekulid seotud ja on vaja rohkem energiat, et molekule üksteisest eraldada. Mida vähem hargnud on isomeer, seda kõrgem on tema keemistemperatuur, sest seda tihedamalt on molekulid koos. Molekulide vahelised jõud on suuremad ja on vaja rohkem energiat, et molekule üksteisest eraldada. Mida rohkem vesiniksidemeid molekul moodustab, seda kõrgem on aine keemistemperatuur, sest molekulid on tugevamini omavahel seotud ja on vaja rohkem energiat, et neid üksteisest eraldada. Vesiniksidemeid moodustavad molekulid, kus on H, kuhu N, side H moodustab tugevamaid vesiniksidemeid kui N. Vesiniksidemete olemasolu tõstab aine keemistemperatuuri ja parandab lahustuvust. Mida rohkem vesiniksidemeid molekul moodustab, seda paremini aine vees lahustub. Mida pikem on süsivesinikuahel, seda suurem on hüdrofoobne osa, seda halvemini aine vees lahustub. Mida madalam on süsiniku keskmine oksüdatsiooniaste, seda vähem oksüdeerunud on aine ja seda suurem on tema kütteväärtus. Süsiniku
vesinikuaatomeid, vesinikuaatomeid, süsinikuaatomi kohta on seda rohkem, mida vähem on molekulist kordseid sidemeid. Täielik põlemine on reageerimine hapnikuga, kus saadusteks on süsihappegaas ja vesi. Alkeenidele on iseloomulikud liitumisreaktsioonid. Liitumine toimub kaksiksideme katkemise arvelt. Kumbki süsinik, mille vahel oli kaksikside, liidab endaga midagi uut. Vesinikuaatom liitub selle süsiniku külge, mis on rohkemate vesinikuaatomitega seotud. Alkeenidele on iseloomulik ka polümeriseeruda. Monomerid liituvad kaksiksideme juurest. Areenidele on iseloomulikud asendusreaktsioonid, näiteks halogeenimine, kus halgeeni aatom asendab benseenituma vesinikku, ja alküülimine, kus alküülüm asendab benseenituma vesinikku. Karboksüülhapetele on iseloomulikud hapete reaktsioonid. Hape pluss alus, saame soola ja vee. Hape pluss aluseline oksiid, saame soola ja vee. Hape pluss metall, saame soola ja vesiniku. Hape pluss karbonaat, saame soola, vee ja süsihappegaasi. Lisaks karboksüülhape pluss alkohol, saame estri ja vee. Hüdroksühappe polümerisatsioonil saame polüestri. Aminohappe polümerisatsioonil saame polüamiidi. peamine koostisosa. Biogas, soogaas, kaevandusgaas, kasvuhoonegaas. eteen on enim toodetud orgaaniline aine. Sellest saab nii polüetüleeni kui ka etanooli. See on paljude taimede looduslik taimehormoon.
koos helesinaga leegiga ja temperatuur võib tõusta leegis ligi 3000 kraadini. Seetõttu kasutatakse teda metallide lõikamisel ja keevitamisel. on lausti, Etüülkloriid, on anesteetikum, freonid, põhjustavad osoniauge, pestitsiidid, tapavad taimekahjureid. etanool, Inimkonnale pikka aega tuttav, seda kasutatakse peamiselt narkootilistel eesmärkidel, lahustina tööstuses ja laboris. on Lõuna-Eestis populaarne, kunagi tarbisid seda naised sest alkohol ei olnud neile meeste meelest sobilik. ja tarbisid vaimulikud, kes andsid Jumala eest tõotuse, et alkoholi nad ei tarbi. ja siis kahed sesid. Metanaal, selle lahus on formaliin, milles säilitatakse laibu ja elundeid propanool. Ehk atsetoon on kasutusel näiteks küünelaki eemaldajana. Etanhape, selle lahus on äädikas etüülmetanaal. seal on rummi lõhn. Nailon on polüümid, mis on termiliselt vähe vastupidav. Aramiid on polüümid, mis on termiliselt väga vastupidav. Polüpropüleen, sellest valmistatakse pudedlik orge. Polüvinüülkloriid, on odavam kui nahk või lateks.